Ja see on muidugi ka ühel viisil meiepoolne usu küsimus, kas me seda usume. Aga isegi kui seda ei usuta, ei see tee tühjaks Jumala tööd ja Jumala ustavust. Jumal on teinud omalt poolt kõik, et anda tõesti inimesele üks elu, mis on väärt elamist. Aga tihtipeale on see küsimus, et kust leida need väärtused üles, et võiks öelda, et ka mina olen see, kes elab ühte väärtuslikku elu. Ja selleks on oluline tundma õppida Jumalat, tema sõna kaudu ja selleks ka meie täna ja ikka, kui kokku tuleme, eesmärgina seame, et teda rohkem tundma õppida. Ja kui mainisin, et ta on kandnud meie patud Golgata ristil ja ostnud meid vabaks, siis apostel Paulus, kes kohtas Jumalat, õigemini siis Jeesus Kristust ühe erilise ilmutuse kaudu Damaskuse teel, peab oluliseks ühte osa kogu kristlikus elus, mitte ainult enda jaoks, vaid laiemalt üldse kristlaste jaoks, on see, mida Jeesus Kristus enne seda hetke, kui ta ära anti ja risti löödi, koos oma kõige lähedasemate jüngritega tegi. Ja nad nimelt kogunesid siis ülemises toas, nii nagu piibel kirjeldab, et murda koos leiba, sest see oli üks osa juudi elust ja traditsioonist, mis ulatus juba sajandite kaugusesse, kus Iisraeli rahvas tuli välja Egiptusest. Ja sealt see ime, mis juhtus, et kõik Iisraeli esiklapsed jäid ellu selle tõttu, et talle veri vääriti uksepiitadele ja surm ei pääsenud sealt sisse. Ülejäänud rahva hulgast kõik surid. Ja selle teadmisega, et Jumal on nendega, nad on elanud aastasadu ja elavad tänapäeval. Aga apostel Paulus siis ka, kes selle ilmutuse kaudu kohates Kristust Damaskuse teel, saab korraga Jeesuselt kinnituse, et see, mida tema kord tegi oma jüngritega, see on oluline, et see jätkuks. Nimelt issanda surma välestamine või leiva murdmine või armulaud, kuidas kusagil seda nimetatakse, on üks lahutamatu osa koguduse elus ja kristlase elus. Ja enne kui me tuleme ja nii-öelda siis ka meelde tuletame, et Kristus on meie patud ka kandnud, ma loengi apostel Pauluse poolt kirja pandud teksti Korintuse kogudusele ja see on esimene kiri meie piiblis, kellel on kaasas, tänapäeval muidugi äpid ka, siis võite avada esimene kiri või kiri siis korintlastele 11. peatükk ja 23 salm, kus Paulus siis kinnitab, et see, sest mina olen issandalt saanud, mida ma olen andnud teilegi. Ja mis see siis on? Et issand Jeesus sel ööl, mil tema ära anti, võttis leiva, tänas, murdis ja ütles, see on minu ihu, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks. Ja sel samal kombel võttis ta ka karika pärast õhtu söömaaega ja ütles, see karikas on uus leping minu veres. Ja nii sagedasti, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate teie issanda surma, kuni tema tuleb. See on oluline tekst ja meeldetuletus Pauluse poolt, et Kristus on tagasi tulemas, kuni tema tuleb. Millal ta tuleb? Seda me keegi täpselt ei tea. Aga ta tuleb, kui aeg täis saab. Täpselt siis, nagu see juhtus, kui Jeesus sündis maailma. Piibel ütleb, et kui aeg täis sai, siis Jumal läkitas oma poja. Ja kui aeg täis saab, siis tuleb Kristus mitte enam kui väikese beebina sellesse maailma, vaid kui kuningate kuningana. Tulles järele neile, kes teda armastavad. Tulles järele oma kogudusele.
ja meiegi, kes me usume temasse ja tema lunastuse töösse, oleme üks nende miljonite hulgast, keda Jeesus armastab, kellele ta tuleb järgi ühel hetkel. Kas meie ihulikud silmad seda näevad? Kes teab, võimalik. Võimalik, et mitte. Isegi kui mitte ihulikult me ei näe seda, siis Piibel ütleb, et ka surnud äratatakse üles, kui see juhtub. Ja eraldatakse nii-öelda sikud ja tanned. On küll turvaline elada selles maailmas, kui tead, et Jeesus elab sinu südames. Ja kui sina teda usaldad ja usud temasse, siis võib tõesti öelda, tulgu mis tuleb, ma tean, mul on kindlus. Et kui siin kõik minu jaoks lõpeb, siis ei ole see kõigi asjade lõpp, vaid see on üleminek ühest paigast teise. Neid paiku on 2, ütleb Piibel. Üks on igavene piinapaik ja teine on õndsuse taevas. Ja inimesel on antud see vabadus valida, kumma kasuks ta otsustab. Ja annaks Jumal, et paljud leiaksid selle tee ja teeksid selle otsuse, et jah, ka mina olen nende hulgas ja seas, kes armastavad Kristust ja ootavad teda. Ja muidugi, keegi meist ei näe kellegi südamesse. Aga Jumal näeb. Ja Jumal teab väga hästi, mida sa mõtled ja mida sa tunned ka täna siin olles. Aga ta kutsub üles meid usaldama teda ja toetuma temale kõiges. Nii et me tuleme ka nüüd selle hetke juurde, kus me ühel viisil täname Jumalat, et me oleme nende hulgas, kelle patud on andeks antud ja kes usuvad sellesse. Ja samal ajal ootavad tema tagasitulekut, kuid olevikus olles nad usaldavad teda kõiges. Ja ma palun ka, et Maiu tuleb ja nii palju veel võin lisada, et meie ei ole teinud vahet konfessioonide vahel, kes võib osa saada ja kes mitte. Meie oleme mõistnud seda selliselt, et need, kes usuvad Kristusesse ja tema lunastustöösse, peavad seda kalliks. Nendel on avatud see ja nad võivad tulla. Nii et see on ka vabatahtlik ühel viisil ja samas võimalus kinnitada ennast, et jah, tõesti, mina ka soovin olla nende hulgas, kes seda kõike usuvad. Nii et täname koos Maiu ja siis anname võimaluse igale ühele sellest osa saada. Tänu Jeesus, et sa lasid meie eest end murda. Tänu Jeesus, et tõesti selle lunastuse kaudu on meile meie patud andeks antud. Tänu sulle, et selle kõige pärast on meil vaba ligipääs Isa trooni ette ja me julgusega võime minna Isa trooni ette. Isa, tõesti ma palun ka, et me igaühe süda tunneks ära sinu püha vaimu tarkuse ja sa jagad meile, et me teaksime, mis on see, mis Jeesus meile välja võitles selle kõigega. Mis on see vabadus, mis on see rõõm ja rahu, issand, et me võime toetuda täielikult sinu peale, issand, ja kuidas me võime täielikult toetuda sinu peale, issand. Ja see rõõm, millega sa meid vastu võtad alati, issand, valgusta meie südame silm, issand, et me näeksime, mis on see armastus või kui suur on see armastus, kuidas sa meid armastad. Ja tõepoolest, et me oma südame kõige sügavamad palved võime tuua sinu ette. Asjad, mis püha vaim juhib meid sinu ette tooma ka, issand, siis sina alati annad andeks, issand. Sest sa ütled, et sa ei tuleta enam meelde meile meie pande. Issand, anna meile armu, et me võiksime tulla puhta südamega ja võtta vastu see and, mida Jeesus Kristus on meile jätnud.
see and, et me võime koos temaga olla leiva murdmises, issand. Tänu ja kiitus sulle. Tänu sulle, issand, ja ma õnnistan praegu seda leiba siin, et igaüks, kes võtab selle vastu, saab õnnistatud ja saab, et ta südames on usk, et tema patud on talle andeks antud. Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. ja issand, me täname sind siin seistes selle eest, et võime olla nende hulgas, keda sa oled kutsunud. Ja tõesti palun ka, et teades, et sa siin oled oma vaimu läbi, et igaüks meist võiks kogeda seda armastust ja seda armu, et tõesti sa oled andeks andnud meile kõiki ja et me võime olla selles uues lepingus, mis on armastuse leping. Õnnista, issand, igat ühte, kes osa saab. Amen. Ja nüüd võime tulla ja sealt leivakese võtta ja kasta siia ja saada osa ja siis, nii nagu ütlesin, see on vabatahtlik ka ja suivuslik, aga kuskilt tuleb. Jeesuse Kristuse veri, mis Jeesuse Kristuse veri, mis Jeesuse Kristuse veri, mis saanud kõik sinu katta. Jeesuse Kristuse veri, mis saanud kõik sinu katta. Jeesuse Kristuse veri, mis tänu Jumalale. Üks osa on veel, mida meil on ikka olnud võimalik koos teha ja see on panna kokku armastuse and Jumala riigi töö heaks ja ma olen palunud täna, et vend Veljo tuleks ja julgustaks siis mõne sõnaga meid ka seda tegema. Ole hea. Õnnistatud pühapäeva õhtut ja ma loen Markuse evangeeliumi 4. peatükist 3 salmi. Ja Jeesus ütles, see on 30-32 salmid. Ja Jeesus ütles, millega võiksime võrrelda Jumala riiki või millise tähendamissõnaga teda kujutaksime. Sinepi ivakesega, mis on, kui see külvatakse maha, väiksem kõigist seemnetest maa peal. Ent kui see on külvatud, siis see sirgub ja kasvab suuremaks kõigist taimedest aias ja ajab suured oksad, nii et taevalinnud võivad teha pesa selle varjus. Amen. Nüüd ma olen sokke äärelinnas üles kasvanud ja ma eriti ei tea nendest maa-asjadest midagi, natuke kartulid ja tomatid ja suksed asju. Et noh, et ma ei hakanud kaasa võtma, et see oleks niikuinii tee peal ära kadunud sinepi ivakene. Aga paljud suured imed saavad alguse väikesest seemnest. Ja andmise viise on erinevaid ja ka oma finantsidest andmise viise on erinevad, kui me piiblist loeme. Aga vahest on üks andmise viis nõnda, et sa ei teagi, mida sa oled teinud. Sa oled midagi kellelegi kinkinud, ükskõik kas raamatud või sa pärast ei mäleta, kas sa tegid seda või absoluutselt. Tähtis ei ole suurus, vaid suurus või kui väike seeme on. Mitu kala või mitu leiba, kui palju sul õli on kodus, vaid selle kvaliteet ja sinu südame kvaliteet.
mida te iganes teete, seda tehke issand auks. Amen. Samal ajal, kui topsike ringi käib, ma nimetan mõned teated ka, et järgmine kolmapäev siis on võimalik taas koguneda siia samasse õhtul 6:30 ja jätkub siis veel nii-öelda tundide käsitlemine, mida Maiu on läbi viinud ja juunikuus see veel sellisel viisil toimib ja siis teeme väikese muudatuse juuli ja august, et siis on nii, et igal kolmapäeval me enam kokku ei tule, vaid tuleme üle kolmapäeviti ja sügisel siis jälle intensiivistame koos käimisi ja võtame uue nii-öelda kursusega, mis on Vabadus Kristuses kursus. Ja läheme sellega sügisel uuesti liikuma, nii et suvi on siis natukene selline paindlikum, kus inimesed rohkem ka ringi liiguvad ja saavad siis käia oma tuttavatel lähedastel ka nädala sees õhtuti külas, nii et see puudutab siis nagu sellist nädalasisest asja. Suvepäevad, mis on tulemas üle-eestilised, siis Nelipühi kirikus toimuvad sellel aastal Lootuse külas 17–19 juuni ja seal siis on võimalik tulla ja osaleda 3 päeval, kus on, ma usun, väga head sõnumid ja muidugi kõik, mis kuulub laagri juurde või suvepäevade juurde, erinevad mängud ja kõik selline asi, et seal nüüd on nii, et tuleks registreerida ennast eknk.ee kodulehel. See laager on tasuta, keegi midagi maksma ei pea otseselt, et osaleda, aga seal saab teha omapoolse annetuse oma võimete kohaselt ja toitlustuse osa pealt just ongi oluline, et me teaksime, palju inimesi on tulemas. Aga see on üks hea võimalus näha, kui suur pere tegelikult on Nelipühi kirik Eestis ja veeta sellised 3 toredat päeva üheskoos. Ja mis puudutab sügist, 18–19 oktoober on toimumas siis Tondiraba jäähallis Tallinnas üks suur evangeelne üritus ja Billy Grahami pojapoeg Will Graham Ameerika Ühendriikidest on tulemas Eestisse, et kuulutada evangeeliumi ja 2 õhtul siis saab olema seal suured krusaadi õhtud. Eeldavasti seal 6-7 tuhat inimest on arvestatud, et tuleb kokku. Ja Saaremaalt on minemas buss sinna, mis tähendab seda, et kõigil, kes vähegi soovivad kaasa tulla, on võimalik liituda ja täiesti tasuta jälle. Et kõik kulud kantakse ja saab olla siis sellisel vähe suuremal üritusel, mida ei juhtu päris sagedasti Eestis, nii et tasub ka oma kalendrites siis vaadata, et äkki tõesti õnnestub tulla ja kui oled huvitatud, siis võiksid kas minule või Maiule märku anda, et siis me teame ka registreerida bussis koha ja kes on Muhu saarel elamas, siis ei pea selleks sõitma Kuressaarde, et ühineda, vaid me saame teha peatuse Muhus ja teid kaasa võtta. Aga mitte ainult teid, vaid kui te mõtlete, et ma tahaksin selle inimese ka kindlasti kaasa võtta, siis see võimalus on ka täiesti olemas. Nii et need on võib-olla siis sellised natukene ettepoole ulatuvad teated, mis ka ehk on oluliselt teada, kui oma plaane tehakse. Veljo, tänad sa ka kokku pandud Anni eest ja siis tuleme Jumala sõna juurde. Siis me täname, võime enda lahke südamest anda, ja sinu õnnistust käib rikkaks, issand. Ja see kvaliteetne seeme, mida sa oled pannud meie südamest, issand. Sinu kuningriik, et me võime seda rõõmuga jagada, issand. Ja anda kõik, mis meist oleneb, issand. Ja sina teed suurema osa. Amen. Amen. Aitäh, Veljo. Jagan teiega siis veel Jumala sõna, loodan, et püsime veel ärkvel siin peale lõunane aeg ja pühapäeva õhtu poolik, nii et ma väga juba hindan seda, et te olete siia kohale tulnud, mis näitab juba, et teatud huvi ikkagi Jumala suhtes on olemas ja ei ole ka siis midagi planeerinud teist selle aja sisse, kui just, et olla koos ja panna tähele.
Minu tänane sõnum puudutab ka ustavust ja seda ma olen leidnud piiblis päris paljudel kordadel lugedes, et seda peetakse oluliseks. Ja eks me teame ju enda käestki, et ustavus on tõepoolest ka tänapäeva ühiskonnas märkimisväärse tähendusega, et kui ikkagi inimene, kes on sulle midagi kas lubanud või tõotanud ja seda ei pea oma lubadust või tõotust, siis ju ilmselgelt see näitab, et ta ei ole ustav oma lubaduste taga või ta ei ole ustav seda, mida ta siis on tõotanud mulle täitma. Nii et selline ustavus on mitte ainult piibli kontekstis olnud aktuaalne, vaid võiks öelda, et ta on aktuaalne kogu aeg. Aga me vaatame täna piiblis ka eelpool juba apostel Pauluse poolt või käsitletud kirju, mida ta on kirjutanud, ja üks nendest on ka galaatlastele kirjutatud kiri. Ja siin Galaatia 5. peatükis 22. salmis apostel Paulus loetleb esile vaimuviljad. Siin kokku pandes andil ka nagu saime aru, et see on ka nagu üks vili, mida meil on võimalik kokku tuua, aga vaimuviljad, õun on õunapuu otsas vili, me saame aru, kartul on ka üks vili, peet on vili ja kõik nad on viljad. Aga Paulus räägib vaimuviljadest. Mis viljad need siis veel on? Ja ta nimetab need viljad ka. Ja ta ütleb, et vaimuvili. Ja need on päris mitu. Armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole Jumal. Muidugi ma ei jõua neid täna kõike siin lahkama hakata, mis iseenesest ei oleks halb, et vaadata kõigile sügavuti otsa. Aga täna peatun selle ühe vilja juures, milleks on ustavus. Ja mida see ustavus siis tähendab? Lihtsalt öelduna ma juba väljendasin ka, ta on lubaduste täitmine. Hoolimata isegi siis, kui on väga raske. See on märk ühest tervest suhtest. Kui Jeesus oli surnuist üles tõusnud, siis ilmus ta mitmel korral oma jüngritele. See on juba mõne jaoks selline, et kuidas see võimalik on, tõusta surnuist üles. Jumalal ei ole mitte midagi võimatut. Ja Jeesus ilmus jüngritele täpselt nii, nagu ta enne surma oli lubanud. Ta ütles, et ma tulen tagasi. Ma kinnitan teid, ma julgustan teid. Ja see juhtus. Ta täitis oma lubaduse. Tema ise jäi ustavaks Jumalale ja seda kuni surmani ning sama asja soovib Jeesus ka oma järgijatele. Ja me näeme seda üsna kohe, kui ta vestleb ühe oma järgijatega. Siin võiks vahepeal lihtsalt esitada, enne kui liigume edasi, kuidas on lood minu ustavusega. Sa ei pea mulle valjusti vastama. Sa ise tead seda väga hästi, kuidas on. Ja ma ise ka tean, kuidas sellega lood on. Selles, et Jumal on ustav, pole mingisugustki kahtlust, sest juba Vanas testamendis tuleb see ikka ja jälle esile. Näiteks üks kirjakoht Vanas testamendis Moosese raamatust, kus ütleb, ja tea, et issand su Jumal on Jumal. Ja siis ta ütleb, ustav Jumal, kes lepingut peab ja heldust osutab 1000 põlveni neile, kes teda armastavad ja tema käske peavad. Ka Uue Testamendi lood kinnitavad Vana Testamendis öeldud ja Johannese evangeeliumi viimases peatükis on kõnekas lugu sellest, kuidas Jeesus ilmubki jüngritele Tiberia järve rannal. Ja eriti kõnekas on Jeesuse vestlus Peetrusega. Vestluses selgub Jeesuse ootus oma jüngrile. Ma usun, et Jumala ootus pole selles osas nagu muutunud. Jätkuvalt tunneb Jumal suurt rõõmu, kui ta leiab ustavaid inimesi, töötegijaid.
ja Johannese 21. peatükis, mis on evangeeliumi viimane peatükk, 12-17 salmis, näeme, et Jeesus kutsub jüngreid sööma. Kujuta ette, Jeesus oli surnud, jüngrid nägid seda kõik, kuidas ta risti löödi. Ja nüüd korraga ta ilmub elavana ja ühe järveranna ääres, kus jüngrid on askeldamas mere peal, Jeesus tuleb ja paneb ühe lõkke põlema. Teeb lõkke üles järveranna ja küpsetab sellel kala ja leiba. Ja ühesõnaga ta oli asunud teenima jüngreid sellega, mis tal parasjagu oli. Ja ta näitab sel viisil oma eeskuju, mida ta ootab ka oma jüngritelt. Ja see on teiste teenimine. Teiste teenimine on üks ustavuse kindel märk, et inimene ustab. Ta ootab, et me teeniksime inimesi sellega, mis meil on. Mis sul on? Kui sa nüüd natuke mõtled, mõni ütleb, mul pole mitte midagi. Aga kui sa natuke sügavamalt mõtled, siis sa leiad, et oota, aga tõepoolest, midagi mul siiski on, mis võiks olla teistele inimestele rõõmuks, mis võiks teisi aidata. Vesteldes Peetrusega tuletab siis Jeesus temale meelde, mis on temale antud ülesanne. Ja ta alustab väga lihtsa, aga väga olulise küsimusega. Ja see küsimus, mida Jeesus Peetrusele esitab, ja mitte ühe korra, vaid lausa 3 korda, on väga lihtne. Ja ta küsib Peetruse käest, ja kui panna ennast täna sellesse Peetruse rolli ja mõelda sellele, et Jeesus seisab minu nii-öelda silmade ees ja esitab mulle selle küsimuse. Ja see küsimus oli, Peetrus, kas sa armastad mind? Vahepeal oli juhtunud midagi, võib-olla mitte päris head asja Peetrusega, vaid pigem sellist, mis paneb kahtlema Peetruses. Kui Jeesus oli ära läinud ja jüngrid olid üksi jäänud, enam ei olnud Jeesus nendega koos, siis Peetrus otsustas, et aitab selle usu asjaga. Pole mõtet enam jamada. Ma lähen tagasi selle juurde, mis ma enne seda tegin, kui ma Jeesusega kohtusin. Peetrus oli kalamees. Ja ta otsis üles oma võrgud, kalapaadi uuesti, läks merele ja unustas kas just lõpuni ära selle, milleks Jeesus oli ta kutsunud. Kui Jeesus teda kutsus, siis Jeesus ütles Peetrusele, Peetrus, tule nende kalavõrkude juurest ära, ma teen sinust inimeste püüdja. Ja Peetrus muidugi kuuldes seda sõnumit, jättis kõik oma kalavõrgud maha ja järgnes Jeesusele. Ja 3 aastat oli ta ustavalt Jeesuse jünger. Ja siis ühel hetkel, kui Jeesust enam silma ees ei olnud ja käega katsuda teda ei saanud, tekkisid Peetrusel kahtlused ja kõhklused. Ja ta loobus. Ta ei kuulutanud enam sellisel viisil inimestele seda head sõnumit Jeesusest. Ta oli seda teinud, kui ta oli Jeesusega koos. Mis juhtus, kui Jeesus oli kinni võetud, Peetrus salgas teda 3 korda. Ta salgas oma õpetaja 3 korda. See pidi väga ränk kohtumine olema nüüd Peetrusel, kui ta korraga näeb, et Jeesus ikkagi on elus ja seisab rannal. Ja nüüd on fakt see, et ta füüsiliselt on siin ja minuga vestleb. Mida Peetrus võis läbi elada? Me ei tea täpselt. Aga see võis olla väga raske hetk ühel viisil. Palju on ka tänapäeval inimesi, kes ühel hetkel on otsustanud järgida Jeesust ja siis mingi aja pärast nad loobuvad. Mis ei ole hea. 3 korda Peetrus oli salanud ja nüüd Jeesus esitab, kui mitu korda Peetrusele küsimusele? 3. Üks ja sama küsimus. Peetrus, kas sa armastad mind? Peetrus ütleb, jah, issand, loomulikult armastan.
Jeesus ei hakka teda materdama mingi kaikaga ja sõimama teda, et miks sa mind maha jätsid ja ei olnud ustav ja. Aga ta ütleb Peetrusele nüüd jälle midagi väga ilusat ja armastavat, nii nagu Jumalal ikka see kombeks on. Ja ta ütleb, sööda mu tallesid. Ta tuletab Peetrusele uuesti meelde, miks ta oli teda kutsunud. Esimesena ta ütlebki, sööda mu tallesid ja kui ta teist korda esitab sama küsimuse, Peetrus, kas sa armastad mind ikka? Ja Peetrus ütleb jälle, jah, armastan. Ja Jeesus ütleb, hoia mu lambaid kui karjane. Ja täpselt sama juhtub 3. korral ja Jeesus vastab, sööda mu lambaid. Jeesus ootas, et Peetrus tegelikult oleks ustav olnud ka siis, kui teda Jeesust ennast tema silma ees ei olnud ja teda enam käega katsuda ei saanud. Ega meiegi ju täna siin olles ei näe Jeesust füüsiliselt istumas siin pingis. Piibel ütleb, ta on vaimus meie keskel. Aga ta on siin, ta on elav. Ja kui ta meid kutsus ühel päeval, siis ta andis meile ka ülesanded. Igal ühele nii, kuidas siis keegi ta ütles, mõnel ütles, et tead, kui sa oled tubli koristaja, kõik on väga hästi, aga ole ustav selles. Või kui sa oled, ma ei tea, sõnakuulutaja, siis ole ustav selles. Või mis iganes. Neid 3 tegevust praktiseeris Jeesus ka ise. Kui alustas avalikku teenistust ja see ei ole muutunud, vaid on jätkuvalt aktuaalne. Ja sina, kes sa oled kutsutud Jumala riigi tööle, ükskõik millises valdkonnas, oled sa diakon, pastor, piiskop, kodugrupi juht, noortejuht, lastetööjuht, koristaja, kokk, ettevõtja, riigiametnik, teadlane või arst, vahet ei ole. Üks on kindel, Jumal on kutsunud sind teenima ja olema selles ustav. Mõnele on antud ülesandeid rohkem, mõnele vähem. Peetrusele paistis olevat antud 3 ülesannet. Sööda mu tallesid, hoia mu lambaid kui karjane ja sööda mu lambaid. Jeesus teenis inimesi, sest ta oli kutsutud teenima. Ja meiegi oleme kutsutud teenima. Kui me teenime inimesi, siis me teenime samal ajal, see on huvitav. Me teenime Jumalat selle kaudu. Kui te ei tee ühele neist vähimast seda, et te midagi head teete, siis te ei ole teinud seda mulle. See Jumala teenimine on seotud vägagi inimeste teenimisega. Ja vahel tundub, et paljud tahaksid midagi või kedagi juhtida, aga keegi ei taha olla teenija. Kõik tahaksid olla nagu juhid. Jälle paradoksaalne. Jeesus ütleb, et see, kes on kõige suurem või kes tahab olla kõige suurem teie seast, see olgu teie teenija. Ta keerab selle asja nii nagu maailmas tahaks hoopis vastupidi. Aga olla Jeesuse järgija tähendabki olla teiste teenija. Keegi tõi täna Maiu tõi linnast bussiga mitmed inimesed siia. Ta teenis. Kaide tuli siia, mängib pilli. Ta teenis. Samamoodi. Ervi tegi võileivad või mis ta seal tegi. Jälle teenis. Ja me võime leida iga ühe juures tegelikult mingid annid, mis tal on, millega ta saab teenida teisi. Ja see valmistab tegelikult Jumalale väga suurt rõõmu. Vahel isegi mõned lahked sõnad, kellega sa teist teenid, on teenimise viis ja kui sa selles oled ustav, see valmistab tõesti Jumalale väga suurt rõõmu. John Wesley, üks tuntud Jumala sulane, oli ustav Jumala teeni ja tema moto oli minu meelest väga ilus. Ja ta ütles, tee kõike head, mida suudad. Igat moodi nagu suudad, igal pool, kus suudad. Igal ajal, kui suudad, kõigile inimestele, kellele suudad, nii kaua üldse, kui suudad. Teenimine on oluline ja tegelikult see on ka meie iseloomu kasvatamine ja kujundamine. Ka väikeste ülesannete täitmine on teenimine ning sageli tuleb just väikestes ülesannetes esile inimese südame suurus.
ja tihti on just väikestes ülesannetes peidus suured võimalused, mis määravad elus ära suured asjad. kõik algab väikesest. Nii nagu Veljo sa mainisid, sinepiivake seeme. Sellest. Jeesus oli oma ülesannete täitmisel ustav ja teda võis alati usaldada. Ja ta on täna ka täpselt samamoodi usaldatav. Kui ta midagi lubas, siis ta seda ka tegi. Ja ustavus on üks oluline omadus. Sageli antakse lubadusi muus eas, mõtlemata sellele, et see tähendab ka kohustust lubadust täita. Ja kahjuks murtakse mõnikord lubadusi sama kergelt, nagu neid antakse. Eks me isegi oleme võib-olla nendes olukordades olnud, kas selles rollis või siis kogenud enda suhtes kellegi teise sellist suhtumist meisse. Peetrus lubas Jeesusele, et ta ei salga teda kunagi. See moment oli, Peetrus ütles, ma ei salga sind kunagi. Ja omet tekkis päev, kus ta 3 korda lausa salgas ja lühikeste vahedega. Kuidas on lood meie lubaduste andmise ja nende pidamisega? Hea küsimus täna mõtlemiseks ka. Jumal paneb meie ustavuse proovile läbi erinevate olukordade. Ja milline rõõm on ustavatel, kui Jumal ütleb, hästi tehtud, hea ja ustav sulane. Nii ta ju kasutas seda lauset nende inimeste suhtes, kes olid ustavad. Teenimine saab alguse meie sisemusest. See, kes me oleme. Keegi on öelnud väga tabavalt, tõelised teenijad ei kaeba iialgi ebaõigluse üle ja ei anna maad enese haletsusele ega ole pahased nende peale, kes ei teeni. Nad lihtsalt usaldavad Jumalat ja jätkavad teenimist. Nad ei lase sellest häirida ennast. Meie ülesanne ei ole anda hinnangut issanda teistele sulastele. Seda teeb Jumal ise. Me ei pea kellegi üle kohut mõistma või kedagi hukka mõistma. See jäägu Jumala kätesse. Meie teenimistöö Kristuse heaks ei ole maha visatud. Öelgu teised, mida tahavad. Vahel inimesed teenivad, panustavad ja tulemust ei näe. Ja siis mõned võivad suhtuda selliselt, et maha visatud aeg. Aga ei, Jumal nii ei näe. Alati, kui ennast nõrgana tunned, tuletab Jumal sulle meelde, et sa pead sõltuma temast. Ja need puudused, mis meil on, näitavad, kui väga me tegelikult üksteist vajame. Mina ei oska nii küpsetada, nagu Ervin küpsetab. Lihtsalt ei oska. Aga ma tean, et sa oskad. Ja mul on väga hea meel saada osa sellest teenimisest, millega sina teenid. Ja nii on meil igal ühel antud mingid oskused, mida teisel jälle sellisel viisil. Aga kui me neid kasutame ja ustavad oleme, siis see kõik nagu täiendab või täiustab teist. Kui me tahame, et Jumal meid kasutaks, peame hoolima sellest, millest Jumal hoolib. Ja kõige enam hoolib tema oma loodud inimeste lunastamisest. Me võiksime ikka jõuda lõpuks selle risti alla, kus me näeme Kristust, kes teenis ja teenib meid täna. Ustavus, see on siis lubaduste täitmine hoolimata raskustest. Ja nii nagu Ilmutuse raamatus on kirjas 2. peatükis 10. salmis, kus öeldakse ja kutsutakse meid üles jääma ustavaks tagakiusamistes ja kannatustes. Ma ei tea, kui palju sina oled tagakiusamist ja kannatusi kogenud, aga kui sa oled nendes ustavaks jäänud Jumalale, siis ütleb Jumal, ole ustav surmani, siis ma annan sulle elukrooni. Milline auhind on ootamas, elukroon. Kiusatused tulevad, pole kahtlust. Saatan kiusas ka Jeesust loobuma oma tõotust täitmas. Samamoodi kiusab ta meidki olema ustavusetud. Ei mina enam jända sellega. Jeesuse ustavus Jumalale on meile aga julgustuseks. Ja nii nagu ta kiusatustunnil ütles, kui selline kiusatus tuli, kus ustavust pandi proovile, ta ütles, tagane minust vaenlane, tagane minust saatan. Nii tuleb ka meil vastu seista Jumala sõnaga ja teenida Jumalat ustavalt teda teenides. Samal ajal teenides inimesi, sest need on nii tihedalt üksteisega seotud. Kuigi meie usk paljudele ei meeldi,
eks sedagi tuleb ette. See usklik seal, vaata milline ta on, mis tema tegi. Neid inimesi on meie ümber, kellele see ei meeldi. Aga mida nad hindavad, on sinu ustavus. Inimesed hindavad ustavust. Meiegi arvatavasti hindame inimeste juures, kui ta on midagi lubanud, siis ta ustavalt arvatavasti seda täidab. Kui apostel Pauluse lahkumisaeg oli ligi jõudnud, millega ma ka lõpetan, siis ta ütles niimoodi: ma olen head võitlemist võidelnud, ma olen oma jooksmise lõpetanud, ma olen usu säilitanud. Nüüd on minule tallele pandud õiguse pärg, mille issand õige kohtumõistja mulle annab tol päeval, aga mitte ainult minule, vaid kõigile, kes armastavad ta ilmumist. Nii et armsad usukaaslased, olgu meil siis seda usuvõitlust ja ustavust, jäädes Jumalale ustavaks, et selle elu lõpul vastu võtta ka üks elukroon. Ja Jeesuse jüngritelt oodatakse seda ustavust. Kuidas on lood meie lubaduste andmiste ja nende pidamisega, kuidas on lood meie ustavusega, eks see on ikka see teema, mida aeg-ajalt tuleb jälle üle vaadata ja läbi mõelda. Äkki on vaja midagi muuta või paremaks teha. Ja see võimalus on meile antud. Nii et mina neid piiblitekste lugedes ja neid ka kirja pandes nägin, et Jumal hindab tegelikult lihtsaid asju, väga lihtsaid. Ja kuidagi seob selle nii tihedalt oma tõotustega ja selliste auliste lubadustega nagu elukroon. Igaviku lootuse pilgu läbi on see ju hindamatu, kuidas tema meid näeb. Nii et ma soovin tõesti, et me võiksime olla ustavad ennekõike temale. Ja sellega ma siinkohal lõpetan ja tõuseme palvele. Ja Isa taevas, me täname sind, et sina oled oma poja Jeesuse kaudu tõesti näidanud selles maailmas, et sina oled ustav. Sina seisad oma sõna taga ja oma tõotuste taga. Ja täname, et need lood on piibliraamatus meile õpetuseks, julgustuseks ja juhatuseks, kuidas selles elus elada üks väärtuslik elu. Ja üks nendest osadest on ustavus. Tõesti aita meil ka jääda ustavaks sinule ennekõike. Ja isegi nendes hetketes, kus Peetrus oli kaotanud jalge alt selle ustavuse, sa ikka tulid ja armastuses tuletasid seda meelde, et meil on oma osa igale ühele antud, mida tuleb teha ustavalt. Ja kui need andid, mis sa meile oled andnud, tõesti on jäänud meil unarusse, siis täna siin olles tahame jälle teha otsused, et parandada meelt ja kasutada neid ande intensiivsemalt, et teenida inimesi. Olla ustavad selles. Olla ustavad ka oma palvetes, sest ka siin vahel me tüdime ja väsime ja lööme käega, kui me ei näe kohe tulemusi. Kinnita meid, Jeesus, ja julgusta meid. Ja tuleta ikka meile jälle meelde, miks sa meid kutsusid, mis on selle mõte, mis on see eesmärk. Ma õnnistan, Jumal, täna sinu nimel igat siin olijat ja palun tõesti tugevust ka ja kindlust selles kutses, millega sa oled kutsunud neid. Ja kui siin Jeesus täna olles ja ekraanide taga on neid inimesi, kes veel ei ole teinud seda lõplikku otsust järgneda sulle või anda oma elu sulle, siis ma tahan ka nende inimestega koos olles sinu ees paluda, issand, et see võiks juhtuda täna nende inimeste elus. Ja paluda nendega koos ka väga lihtsa palve. Jeesus, anna andeks mulle minu patud ja minu mitteustavus.
võta mind vastu oma lapseks. ma tahan olla ustav sulle. ma tahan teenida ja väärtuslikku elu elada selles maailmas. tule mu ellu, Jeesus. tänu sulle, et issand, sa tõesti oled siin oma vaimu läbi. ja nii lihtsal viisil sa tuled inimese ellu, kui ta usus sind vastu võtab oma südamesse. ja usub. isegi siis, kui ta ei näe ja käega katsuda ei saa. aga kogeb, et sa oled siin. ja võtad teda vastu. tänu ja kiitus sulle. issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle rahu. kolmainu Jumala, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. me saame lõpus veel laulda mõned laulud ja vaadata, kui ustavad siis meie ülistajad on.